aias? Mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes mis aias. Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Hallik. Silja, kes ja mis meil täna aias on? Meie tänane saatekülaline on Brit Kalam, matemaatik, Tartu Ülikooli Matemaatika ja Statistika Instituudi spetsialist ja doktorant ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tootejuht. Ta vedas koos abikaasaga matemaatika riigieksamite ettevalmistuskursusi ja koolitab matemaatikaga sõbraks saada soovivaid täiskasvanuid. Ja aastast 2019 on ta populariseerinud ja tutvustanud matemaatikat ka mudilastele huviringis Mänguline matemaatika. Lisaks jagab ta lapsevanematele praktilisi nippe, kuidas oma laste matemaatika huvi kasvatada ja seda nii koolitustel kui ka Instagrami lehel Mamamaatika. Brit on Reggio Emilia pedagoogika austaja ja ühingu liige. Ja põnev fakt on ka see, et Brit on 5 lapse ema ning 2023. aastal pärjati tema pere aasta suurpere tiitliga. Hetkel viibib see suurpere pereisa õpingute tõttu Hispaanias, kus lapsed on koduõppel ning erinevas vanuses lastega matemaatika avastamine on saanud pere igapäevaelu loomulikuks osaks. Ja teemade ring keerleb ümber matemaatika alushariduses. Uurime, millised on parimad viisid matemaatikani jõudmiseks, mis on matemaatika ja kuidas toetada lapse matemaatika huvi. Ja salvestame täna Zoomi kaudu, nii et saadame tervitused Hispaaniasse. Tere tulemast saatesse, Brit! Tere ja suur aitäh teid kutsumast. Me tervitame siit Hispaaniast vastu väga päikeselise ilmaga. Ja tere ka minu poolt. Ning alustame meie saadet ikkagi traditsiooniliselt. Ja täna siis niimoodi. Kuidas sai, Brit, alguse sinu kirg matemaatika vastu ning mis hetkel sina avastasid, et soovid seda just kõige väiksematega jagada? Minu teekond siis päris mudilaste juurde ei ole olnud otsetee ja ka õpetamise juurde, siis ma ei ole kunagi mõelnud, et minust võiks saada kas õpetaja või kuidagi pedagoogikaga seotud inimene. Aga kuidagi, kui läksin õppima matemaatikat, ma läksin siis õppima täiesti teoreetilist matemaatikat, mitte pedagoogikat, siis teekond sealt edasi, vahetult enne magistrit jõudis sinna, et ma läksin õpetajaks kooli mõneks ajaks ja sealt edasi jõudsin ma magistrisse ja õpetasin ka ülikoolis ja pärast ülikoolis õpetamist sain ma oma esimese lapse ja vot sealt algas minu teekond lasteaia suunas. Enda lastega koos on see huvi järjest kasvanud, kuni ühel hetkel siis lõin lasteaiale sellise huviringi nagu matemaatika huviringi, kus me siis tutvusime matemaatikaga päris pisikeste lasteaialastega alates 3-aastasest. Ja minu eripära siis oli just see, et ma ei karda esiteks kasutada keerulisi sõnu ega keerulisi kontseptsioone, vaid tutvusime nendega juba päris pisikesest saati. Ütlesid, et hakkasid õppima teoreetilist matemaatikat ülikoolis ja et pedagoogika ei olnud just see, aga ometi kuulud sa näiteks Reggio Emilia siis ühingusse. Ja miks on täna oluline olla just selle ühingu liige sinu jaoks? Jah, ma võib-olla selles mõttes eksitan ka natukene, et ma pedagoogikaga mingil määral olen kokku puutunud. Magistriõppes ma olen ka mingeid õppeaineid võtnud, aga olen ka siis erinevaid koolitusi läbinud. Ja Reggio Emilia juurde jõudsin ma ka tänu lasteaiale. Minu laps siis asus õppima lasteaias, kus viljeleti Reggio Emilia pedagoogikat. Ja kui me hakkasime mõtlema, et kuhu lasteaeda me tahaks last panna, siis minu jaoks oli oluline see, et laps tunneks õppimisest rõõmu. Mida ma nägin nii enda tuttavate kui ka enda lapse pealt, mõtestasin siis ilmselt rohkem siis, kui mul endal laps oli. Aga mida ma hakkasin märkama on see, et lastel on looduse poolt antud sünniga kaasa täiesti suur õppimishuvi. Nad tahavad väga maailma kohta teada saada ja nad hirmsasti tahaksid õppida. Ja mingi hetk see justkui nagu kaob natuke ära. Ja ma olen juurelnud selle üle, et mis selle taga võib olla ja minu hirm oli siis see, et kui keegi hakkab väga selliseid
rutiinseid ülesandeid nii-öelda väga peale suruma, et nii, nüüd me istume ja lahendame töövihikuid ja nii edasi, et siis see tapab selle loomuliku huvi natukene ära. Mistõttu ma otsisingi lasteaeda, kus oleks hästi lapsest lähtuv ja selline lapsesõbralik õpe, mida Reggio Emilia lasteaed siis kindlasti on. Ja see oli väga põnev, ma olen üleüldiselt saanud sealt ühingust väga palju toredaid mõtteid nii õpetamise kohta kui üleüldiselt elufilosoofia kohta, mis on alati emana mulle väga kasulikud olnud. Et see oli minu jaoks hästi oluline ja nii ma siis jõudsin ka sinna tegelikult oma õpetamiste ja lastega. Küsin küll sellise filosoofiliselt suure küsimuse, aga võib-olla siis alushariduse kontekstis, et mis on matemaatika? See on väga hea küsimus ja ma tavaliselt küsin sedasama küsimust enda loengutes ja populariseerivates loengutes eriti, et mis kellegi jaoks on matemaatika. Ja kui ma olen ka küsinud, et mis võiks või kes võiks minust saada, kui ma ütlen, et ma lähen ülikooli matemaatikat õppima, siis number 1 vastus tavaliselt ikkagi on, et minust saab õpetaja. Et mis see muud ikka saab olla. Aga pikema mõtlemise peale tuleb sealt ameteid veel. Minu jaoks matemaatika, seal ei ole päris nii-öelda minu jaoks ühest vastust, et ta on mitu asja koos. Paljud ütlevad, et matemaatika on lihtsalt keel ja ma olen sellega mõnes mõttes nõus, et matemaatika ongi selline universaalne keel, millega saab keerulisi probleeme, ülesandeid kirja panna ja siis lahendada. Ja siis tagasi inimeste keelde tõlkida nii-öelda hiljem. Aga teisest küljest on matemaatika minu jaoks ka kõik see, mis on meie ümber, eriti kui me räägime lastega, siis ma alati olen püüdnud neid märkama panna, kuidas matemaatikat leidubki absoluutselt igal pool. Ja see ongi hästi ilus, et seda võib leida nii igasugusel tasemel, et nii kujundeid, aga keerulisemalt siis me oleme näiteks lastega vaadelnud loodust, kus me vaatame erinevaid fraktaalseid kujundeid ja fraktaleid, mis on selline juba keerulisem teema, mida ma ise ülikoolis õppisin alles vist magistris, kui ma õigesti mäletan. Aga lastele on hästi põnev, et selline looduses leidub teda igal pool. Ja kuidas seda mõistet niimoodi lihtsalt seletada? Mis sa lastele ütled, mis asi see on? Ja, lastele ma räägin sellest tihtipeale eeskätt läbi näidete. Ja läbi näidete on seda hea rääkida, näiteks kui me vaatame mingisugust sellist mustrit, kus sa vaatad ühte jupikest mustrist ja vaatad selle mustri sees olevat pisikest juppi, siis see pisike jupp on samasugune nagu suur muster. Ehk siis näiteks kui me vaatame, mina olen toonud sellise mitte klassikalise näite puuga, et kui te vaatate puulehte, siis puulehe peal on justkui samasugune puukujutis, puuvõrestik või selline puu, ütleme siis kõik need oksad ja tüvi. Aga kui sa vaatad puud ennast, siis ta on samasugune. Et selline huvitav, kuigi see ei ole nüüd siis päriselt nii-öelda see päris fraktal, sest päris fraktal tähendab seda, et kui me vaatame seda puulehte, siis ta on sellise puukujuga, aga kui me vaatame ühte seda puuvõrestiku juppi, siis ta on samasuguse kujuga nagu see suur puukuju nii-öelda ja siis läheb järjest sisse, kuni lõpmatuseni on siis matemaatiliselt fraktali puhul nii. Oled öelnud varasemalt, et lasteaia matemaatika on kõik see, mis on enne numbreid, võrdlemine, rühmitamine, loogiline mõtlemine. Millise matemaatikaga peab laps lasteaias kokku puutuma? Ütleme nii, et ma olen hästi palju vanemate poolt kuulnud seda, et tuleb selle asemel, et õpetada selliseid rutiinseid asju, tuleks õpetada loogiliselt mõtlema ja ma olen sellega 100% nõus, aga seal on üks suur aga, loogilisi arutlusi ei saa paraku üles ehitada mitte millelegi, vaid enne seda on vaja teada faktiteadmisi, on vaja teada selliseid baasasju, millele üles ehitada siis seda loogilist mõtlemist ja loogilisi arutlusi.
Mistõttu lasteaias ilmselt ikkagi oleks vaja õppida neid klassikalisi asju, et mis need arvud on ja mis on erinevad kujundid ja nii edasi, selleks, et siis edasi hakata sealt mingisuguseid loogikaid märkama. Aga minu jaoks tõesti on oluline ka see, et just märgata erinevaid mustreid, erinevaid selliseid kordusi erinevates kohtades. Et kui me räägime kolmnurgast, et see kolmnurk ei jääks ainult kas paberile või mingi kujundi vormi, mida me näitame lapsele, vaid et me leiame need kolmnurgad ka üles klassiruumist, õuest, igalt poolt, et hakata märkama seda, kui palju on matemaatikat tegelikult igal pool meie ümber. Nüüd on nii põnev kuulata ja iga vastuse sees on jälle omakorda mingid mõisted. Et ma lihtsalt võib-olla meie kuulajale ka siin, et täpsustaksid, et baasteadmisi ja fakte on vaja, et loogiliselt mõelda. Mis need baasteadmised on, et loogiliselt mõelda? Ütleme lihtsasti, võib-olla need ongi need, mida kõik kurdavad, et need on hästi need tüütud faktiteadmised, et mida lihtsalt tuleb teada. Et kui me koolis õpime igasuguseid, tegelikult õpitakse teoreeme või ka tavalist arvutamist, siis need on hästi arendavad. Esiteks mingisugused faktilised teadmised, et kuidas me oleme universaalselt asjad kokku leppinud, kuidas asjad on. Ja teiseks siis ka, miks näiteks on vaja arvutamist harjutada. Ma olen seda oma tütrega nüüd siin, kes on teises klassis, ma olen seda palju arutanud, sest et tema ütleb kogu aeg, et miks ma pean seda arvutamist tegema, miks ma pean seda harjutama. Siis paljud asjad on tegelikult ka selle jaoks, et treenida ja arendada oma aju. Mul on talle alati olnud väga hea selles mõttes seletus asjale, et kuna tema armastab üle kõige maailmas hobuseid ja ratsutamist, sest ta on käinud ka esimestel võistlustel, mis on sellised, näevad välja sellised, et on rada, mis koosneb 7-8 erinevast punktist, aga need tuleb läbida nii-öelda õiges järjekorras, liikudes platsil täpselt õiget diagonaali pidi või õiges suunas, õige torbiku tagant ja nii edasi. Et selleks, ja need rajad tutvustatakse siis vahetult enne võistlust, niimoodi, et käiakse koos rada läbi ja siis istuvad hobuse selga ja hakkavad siis tegema seda kohe. Et selleks, et sellised keerulised asjad meelde jääks, selleks ongi vaja teha neid rutiinseid tüütuid harjutusi, nagu näiteks arvutamine ja nii edasi. Et ma olen talle öelnud, et selleks, et sul võistlustel hästi läheks, et sa mäletaksid väga täpselt oma rada, siis sa pead ikkagi arvutama selleks, et oma aju treenida. Ja need faktiteadmised ongi sellised, ütleme siis, jah, sellised alusteadmised, mis on universaalsed, mida me kõik teame ja ülemaailmselt ja universaalsed, millele siis saab edasi mingisuguseid arutlusi üles ehitada. Kuulen sind ja mul tuleb kohe selline paralleel, et sa ei saa ju võõrkeelt õppida, eks ju, kui sa sõnu ei oska, et kas see on mingi sama loogika siis? Jah, just täpselt, et ma ütleks, et matemaatika ongi selline justkui hästi tore keel, et ta on hästi universaalne, üle maailma tuntakse seda, et sa ei pea isegi oskama väga palju mingisugust kohalikku keelt, et matemaatikat enam-vähem aru saada, mis seal kirjas on. Sest seal on väga palju kirjas valemite näol ja valemid ongi väga universaalsed, mida ei pea nii-öelda tõlkima eesti keelde või inglise keelde või hispaania keelde, et nad ongi universaalsed. Selles mõttes ongi matemaatika võib-olla keel. Sul on ka väga sisukas koduleht, kus sa tutvustad, mida kõike sinu kaudu saaks õppida. Ja seal sa kirjutad, et sa viid kursusi läbi mudilastele, kus sa siis arendad laste loogilist ja algoritmilist mõtlemist läbi matemaatika, informaatika ja füüsika teemaliste mängude. Aga et siin on jälle üks selline keerulisem mõiste, et mis on algoritmiline mõtlemine ja kuidas seda siis varases eas arendada? Algoritmiline mõtlemine põhimõtteliselt on selline siis ka loogilisel arutlusel üles ehitatud mõtlemine, et sa mõtestad nii-öelda, et kuidas sa midagi tegid. Ma võin tuua siia hea näite, mis on võib-olla siis ka üks näide mängust, mida võiks teha. Ja see on siis ka näide
kuidas võiks alustada IT-alaseid õpinguid. Et kui meil on päris pisikesed lapsed, siis võiks võtta ühe sellise koti, mis ei paista läbi. Mina olen võtnud riidest koti ja panna sinna sisse hunnik ühesuguseid pliiatseid ja üks, kas tunduvalt lühem või tunduvalt pikem pliiats ja paluda neil panna käsi sinna pimesi kotti ja otsida sealt kotist pimesi, kas siis see kõige lühem või kõige pikem pliiats. Hiljem siis arutleda nendega, et kuidas nad seda tegid. Just see mõtteviis, et kuidas ta seda tegi, mõtestada, mida ta tegi. Et näiteks katsusin pliiatsit, siis võrdlesin kõrval olevaga, vaatasin järgmist. See on tegelikult praktiliselt koodi kirjutamine. See on see, mida me IT-s teeme, et kirjutatakse nii, vaata seda, ei sobi, võta järgmine, tee sama protseduur, korda seda, kuni leiad selle, mida sa otsid. Et kogu selline mõtlemine, mida tegelikult saab täiesti igapäevaseid asju tehes mõtestada, siis see ongi algoritmiline mõtlemine. Ja mis minu jaoks ongi põnev, on see, et mida rohkem oma lapsi jälgin, seda rohkem mul on selline tunne, et iga liigutusega nad muudkui õpivad midagi. Et kui mõelda juurde, et mis teadmisi sul oli selleks vaja, et sa sellise otsuse tegid või miks sa just nii mõtlesid. Et kui sa mõtestad oma sellised lihtsalt mõtted lahti, mida sa teed tegelikult üsna automaatselt, siis see ongi see nii-öelda siis see algoritmiline mõtlemine seal taga, et mida me tahaksime arendada. Seda tuleb lihtsalt kõvasti võib-olla mõtestada. Sa oled 5 lapse ema ja sul on 5 lapse emaks olemise kogemus täna. Ja sa ütled, et sa oled päris palju oma lastega kodus seda matemaatikat teinud. Et millisest vanusest sa siis seda matemaatikat oled nagu lastega seal mängima hakanud või tegutsema hakanud, et nende matemaatilist mõtteviisi arendada? Tegelikult lastega saab alustada, ütleme, päris pisikesest sellest ajast saati, kui nad midagi vastu hakkavad andma. Et päris hetkel on mul siin peatselt 2-kuuseks saav on kõige noorem ja tema veel pakub rõõmu oma naeratuste näol, et mida ta tagasi annab. Et temaga on natuke keeruline võib-olla matemaatikast rääkida, kuigi talle võib panna samamoodi mustvalged pildid, mida ta väga armastab vaadata ja sinna võib panna numbreid, kujundeid, mida iganes. Et kui palju sellest aru saab, see on täna meile teadmata. Aga mina ise usun, miks ma ka ei karda pisikeste lastega keeruliste mõistetega rääkida, on see, et kuskil ajusoppi nad jäävad alles ja kuskil on nad nii-öelda salvestatud kas või mingil määral. Et kui ma ka kasutan mingisuguseid keerulisemaid mõisteid ja sõnu, siis kunagi hiljem, kui nad neid päriselt õpivad, siis see tuleb kuskilt nii-öelda tuttavlik ette ja neil on palju lihtsam meelde jätta, palju lihtsam õppida. Et sellepärast ma ei olegi kartnud nii-öelda mingisuguseid mõisteid kasutusse võtta, kuigi ühel hetkel nad hakkavad küsima, mis asi see on. et see on omaette põnev teekond, siis selgitada keerulisi mõisteid lihtsalt väikesele lapsele, aga matemaatikat tegelikult, kuna see on meie ümber igal pool, siis seda saab hakata täiesti nii, kui nad hakkavad millestki aru saama, märkama igal pool, et samamoodi kodus, et näed, pall on kerakujuline ja nii edasi, et neid asju saab päris pisikestega teha. Võib-olla mõni näide või selline, kus sa oled oma lastele kodus mõisteid õpetanud ja teil on nagu selline hea kogemus kohe, et ütlesin küll raske sõna, aga tuli selline vahva taipamine. No mul tuleb kohe pähe, ütleme siis kõige viimane asi, mis me õppisime, oli tasapinnaline ja ruumiline kujund. Et me tegime siin mängu, kus olid tasapinnalised kujundid ja olid ruumilised kujundid. Meie laste kõige lemmikum asi alates siis 3-aastasest, kes seal mängib praegu hoogsalt kuni kõige vanema lapseni, kes on 8-aastane. Nad siin võitlevad pidevalt selle eest, kes kõige rohkem saab magnetklotse endale ja kes saab magnetklotsidega ehitada. Nende läbi oleme me praktiliselt kõik kujundid selgeks saanud, sest et need on meil siin kõige suuremad lemmikud.
et läbi nende me õppisime siin ruumilisi ja tasapinnalisi kujundeid. Et me seletasime, mis asi see tasapind on, milline võib-olla tasapind ei ole selline mõiste, mida igapäevaselt keegi kodus kasutaks. Aga samas koolis läheb seda üks hetk jällegi vaja. Aga meil siin juba päris pisikesed ikkagi tahtsid ka teada, et mis asi see siis on, et mis see tasapinnaline on, et see ongi. Ja ma üritasin siis ka seletada, et kõik need magnetklotsid põhimõtteliselt ei ole tasapinnalised, sellepärast et me saame neid kätte võtta, aga tasapinnaline on see, mis me neid joonistame nii-öelda sinna peale, aga ütleme siis nii, et mänguliselt me ikkagi mängisime, et need kolmnurgad, mis me seal kätte võtame, on meil tasapinnalised ja kui me nendest kokku paneme püramiidi, siis see on ruumiline. Et meil oli selline tore kokkulepe, et sa jagad meile veel selliseid mänguideid ja nippe, kuidas seda matemaatikat siis lastega praktiliselt rakendada. Milliseid praktilisi nippe ja mänge sa soovitad matemaatika, informaatika ja füüsika õpetamiseks siis lastele? Et hakkame sealt näiteks algusest pihta, et näiteks mõni mänguidee, kus matemaatikat tahaksid läbi mängu lastega õppida või rakendada? Ja ütleme, kõige lihtsam ja kõige esimene asi, mida mina oma ka näiteks lasteaiakursusel tegin ja mida pärast siis kajastasid lapsevanemad, et appi minu lapsed nüüd kodus ainult käivad ja näitavad näpuga, kus mis on see, et hakatagi märkama, mis kujundeid ja mis meie ümber leidub. Et me otsisime siis ka esialgu, kuna me õppisime ikkagi klassiruumis, otsisime klassiruumist üles kõik nelinurkadest siis arutasime, millised neist on ruudud, millised ristkilikud, mis vahe neil on. Otsisime üles kõik kolmnurgad ja ringid ja tegelikult see on selline tegevus, mida ma olen lastega hästi palju ka õues teinud. Meie lapsed on, ma mäletan, kui me käisime, me elame talus tegelikult Eestis ja meil on oma väike metsatukk, käisime lumises metsas ja lapsed leidsid väga ilusa parabooli ehk siis sellise väga kaardus lume all kaardus oksa, mis tõesti meenutas parabooli kuju. Et erinevaid selliseid kujundeid ja erinevaid jooni mõisteid on tegelikult igal pool ja hästi palju. Ja sellist asja märgata on hästi oluline, sest et ma olen kohanud lausa gümnaasiumiõpilasi, kellel on olnud raskusi näha, et kolmnurk klassiruumis ja kolmnurk matemaatikaõpikus on üks ja sama asi. Et neil oli ühe korra, ma tean, füüsikatunnis oli vaja mõõta, neil oli siis kaldtee ülesanne ja nad kurtsid, et nad ei saa seda ülesannet teha, sest neil ei ole malli kaasas, kuna nad ei tea, et mis nurga all see kaldtee neil kaldu on, kus siis tuli suunata nende tähelepanu, et tegelikult selle kaldtee võib teha kolmnurgaks ja kui neil oli joonlaud kaasas, siis selle kolmnurga kaudu tegelikult saab selle nurga ilusasti välja arvutada, mis oli siis tol hetkel gümnaasiumiõpilastele ka nii-öelda midagi, mille peale nad ise ei tulnud. Ja sealt tegelikult saigi alguse seesama mõte, et märkame nüüd kõiki neid asju enda ümber päriselus ka, mitte ainult matemaatikaõpikus, et ma tundsin, et seda tuleb juba hakata lasteaiast saati ikkagi märkama ja suunama, et vaadake, tegelikult on seesama kolmnurk, mis meil on seal õpikus, on meil täitsa konstrueeritud kaldtee kujul või on ta kuskil looduses näha, et selliseid asju lihtsalt tuleb suunata märkama. Et see ongi, ma tean, et kõik pistikud ja kellel on ümmargused ja kellel ongi ringikujulised, kellel on ovaalsed, kellel on nelinurksed. Neid asju siis lapsed on mulle alati raporteerinud hiljem, et mis nad kodus leidsid, mis nad õues leidsid. Ja see on olnud üks põnevaid asju matemaatikas siis päris pisikestele. Ja kui me lähme edasi siit informaatika nippide juurde? Ma arvan, et informaatika osas või ütleme programmeerimise osas oli seesama kotti pistetud pliiatsi näide üks parimaid, kust võiks alustada, aga kõik sellised, ütleme siis mõtestamised, et kui sul on näiteks ruuduline paber,
või mingisugune ruudustik, mille saab tegelikult ka vabalt teha kriipidega kuskile asfaldile, et kuidas sa saad ühest punktist teise liikuda, et ma liigun 2 ruutu otse, pööran paremale, siis liigun 2 ruutu sinna, et selliseid ülesandeid IT-alaselt on väga hea lastega teha ja nad on selles väga osavad ka. Kuidas seda mängu täpselt mängida, et mis nüüd motiveeriks last seal paberi peal neid ruute taga ajama, et kuidas sa seda mängu mänginud oled? See tundub põnev. Jah, see on selline, põhimõtteliselt võib võtta kas ruudulise paberi või tegelikult ma olen jah lastega, kuna neile meeldib palju liikuda, siis me oleme seda rohkem nagu õues teinud, et joonistame ruudustiku õue, aga on ruudustik, seal on erinevad takistused pandud ette, aga lõpus on auhind, et mis me tahame kätte saada, näiteks mingisugune mänguasi või õun, mingisugune maiustus, mida me tahame kätte saada ja siis ta peab mööda ruudustikku liikuma, aga ei tohi takistusele otsa minna. Et niimoodi ta siis kirjeldab, et näiteks liigun 2 ruutu edasi, pööran paremale, siis liigun 2 ruutu sinna suunas, pööran vasakule, liigun 2 ruutu edasi ja niimoodi saan lõpuks oma auhinna kätte, et selline liikumise kirjeldus, et kuidas ma mingi asjani jõuan, on selline põnev viis, kuidas seda algoritmilist mõtlemist nii-öelda siis harjutada. Või siis jah, teine viis on ka näiteks see, et liikumine on juba ette antud, et on öeldud, et seda saab hästi paberil teha, on ruuduline paber ja liikumine on ette öeldud, et liigu 2 ruutu edasi, siis 5 ruutu paremale, 6 ruutu alla, et on antud mingisugune eeskiri ja lõpuks siis tuleb kokku mingisugune pilt, et me tahame teada, mis pilti me joonistame niimoodi. Et selline viis on siis nii-öelda teistpidi, et mitte laps ei kirjelda sulle seda liikumist, vaid ta järgib seda liikumist, mis on talle ette antud ja saab kokku mingisuguse pildi, saab mõlemat pidi teha. Ja nüüd ehk siis kõige põnevam see küsimuse 3. oli füüsikateemalised mängud ja kuna sa ise ka ütlesid, et sa justkui hingelt oled füüsik, et kuidas siis see füüsika ja matemaatika siduda lastele? Ja ma olen öelnud jah, et mina meil on hästi huvitavalt tõesti, et mina olen küll hariduselt nii-öelda matemaatikaga, aga hingelt ma ütleks, et ma olen füüsik, sest ma ei ole nii pedant nagu päris matemaatikud võib-olla. Samal ajal on mul kodus abikaasa, kes on füüsik, aga kipub olema pedantsem, ehk minu jaoks on ta hingelt ikkagi matemaatik. Aga füüsika teema ja füüsika ja matemaatika minu jaoks on sellised asjad, mis on koolis mingil ajahetkel küll kuidagi väga lahku aetud, aga üks ei saa teiseta, et füüsika kasutab hästi palju matemaatikat, aga annab sellele matemaatikale nii-öelda mõtte, et kui matemaatika ise ongi selline kirjapanemise viis rohkem ja võimalikult universaalne valem leida millegi jaoks, siis füüsika on see, mis sellele valemile elu sisse puhub ja annab mingisuguse päriselulise mõtte taha, siis füüsika on minu jaoks tegelikult hästi põnev ja ka hästi matemaatiline. Aga mis me oleme, ütleme siis, kaldub rohkem füüsika poole, oleme lastega kodus, mis on üks nende lemmiktegevusi, lastele meeldib väga veega solverdada ja neile on meeldinud väga siis selline mäng nagu kas ujub või upub. Et erinevaid esemeid kodus, mis leidub, proovida siis panna veevanni, et kas nad vajuvad vee alla või jäävad vee pinnale ulpima. Ja seal siis saab rääkida ka füüsikalistest mõistetest nagu tihedus, et see kas ese jääb pinnale ulpima või vajub vee alla, on seotud siis selle eseme tihedusega ja tihedus ise on siis seotud massiga. Mass on siis tähendab siis laste keeles seda, et kui raske see asi on, et kas ta on väga raske või ta on pigem kerge. Ja vastavalt sellele siis saab lastele seletada, et kas mõni asi on ta raskem
kui vesi või ei ole. Et siis tegelikult jah, veetihedusest, et kas ta on veetihedusest tihedam või on hõredam, et kumb ta on vastavalt sellele, kas ta vajub alla või jääb vee pinnale. Me küll Silja seal kohe alguses ütles, et võib-olla mõned nipid matemaatika, informaatika ja füüsika teema kohta, aga keemia, kas see on ka matemaatika? Kas nad on ka kuidagi seotud? Eks ikka, üldiselt öeldakse, et igal pool, kus arvutada on vaja, on matemaatikaga seotud. Ma siinkohal tegelikult vaidlen hästi vastu alati, et päris matemaatika, mis on hästi kummaline, sest koolis me tegeleme väga palju arvutamisega ju tegelikult, ongi praktiliselt muud me ei teegi. No teeme ikka muud ka, aga hästi palju on seotud arvutamisega, siis minu jaoks matemaatika tegelikult lõpeb seal, kus arvud algavad. Ehk siis seal, kus päriselt on vaja arvutada, kus on vaja valemisse arvud sisse panna, sellega ütleme siis päriselus tegelevad praktikud ehk siis needsamad füüsikud, keemikud, insenerid, kes iganes, et tegelikult matemaatika justkui minu jaoks ongi see universaalne keel tähtede kujul. Naljaka nupukesena võin öelda, et matemaatikat õppides saab selgeks ka kreeka tähestik. Armastatakse kreeka tähti kasutada seal valemites hästi palju, mis tuli väga kasuks Kreekas reisides, et saab kokku lugeda kõiki neid kohanimesid. Siis tegelikult jah, matemaatika üldiselt tegelebki nende samade tähtedega ja võimalikult universaalsete valemitega, mida me koolis ka tegelikult õpime, et kui me õpime erinevaid valemeid, me hakkame neid hoogsalt rakendama, aga algselt nad saavad ikkagi A-de, B-de ja selliste C-dega kirja pandud. Et see ongi matemaatika. Aga keemias ka selles mõttes, et eks tema ka põhineb ju sellisel matemaatilisel loogikal. Ja lastega keemia ülesandeid on muidugi ka põnev teha, erinevaid reaktsioone korraldada, laavat teha näiteks äädika ja soodaga, möllata ja panna asju vahutama, et miks mitte. Seda me oleme ka oma lastega näiteks teinud. Ja värvide võib-olla selline segunemine on ka miski, nüüd ei teagi, kas see läheb päris keemia valdkonda, võib-olla ka ei lähe. Ma olen seda täiesti matemaatikana reklaaminud, et kui me liidame arve, siis me saame tegelikult ka värve liita. Et kui me paneme, seda saab nende samade magnetklotsidega, olen ma seda teinud, aga mängitakse seda liikuvate värvide mängu ka, kus sa paned erinevatesse topsidesse, paned värvid ja paned siis sellise mingisuguse paberrätiku ühest topsist teise, kuidas siis värvid hakkavad segunema. Ja tekib kolmas värv, et selline värvide liitmine on ka jälle hästi põnev mäng. Aga seda saab tõesti läbipaistvate värviliste asjadega samamoodi paned kokku ja vaatad, kuidas tekib uus värv. Et seda liitmist on tegelikult abstraktsemal kujul ka, et ei pea ainult arvudega tegema, vaid võib ka mingite muude asjadega teha. Et matemaatika vist laste jaoks muutubki keeruliseks seal, et tegelikult on hästi abstraktne. Päris matemaatika on selline abstraktne, et seda võibki minu arvates juba lasteaias saati tutvustada, et need värve saab ka liita. Need nipid, mis sa rääkisid, nii matemaatika, informaatika, füüsika, keemia kohta praegu siin. Kui ma kuulan ja olles ise lasteaiaõpetaja, siis mõtlen, et ma olen neid asju kõiki ju tegelikult lastega teinud, aga ma ei ole neid niimoodi mõtestanud. Ja enne kui me sinuga kohtusime, ma külastasin sellist Instagrami lehekülge, mille sa oled loonud, milleks on Mamamaatika ja seal on tegelikult neid samu nippe, mis sa rääkisid ja ka neid teisi viise ja võimalusi. Et võib-olla sa mõne sõnaga räägid, et miks sa selle lehe lõid, kellele sa selle lõid ja kes sinna võiks jõuda, kui ta praegu inspireerus näiteks just eelneva küsimuse vastustest? See lehekülg sai loodud tegelikult sellel põhjusel, et ma nägin just täpselt sedasama, et tegelikult ju kõik teevad neid hästi põnevaid katseid, hästi põnevaid asju, aga nad ei selgita võib-olla minu jaoks juurde, et miks nad seda teevad. Ja matemaatika õpetamise juures on olnud üks põhiküsimusi alati, et miks ma seda õpin, miks ma seda tegema pean. Ja niimoodi ma tegelikult selle leheni jõudsingi, et tegelikult ükskõik kes
on see siis lapsevanem, kes tahab rohkem vastata miks küsimustele, on see õpetaja või laps ise. Tegelikult on mul ka selliseid väikseid noori jälgijaid, kes koolilapsi küll, kes on tahtnud ise mingist mõistest natuke aru saada ja on sealt vaadanud seda nii-öelda piltlikku käega katsutavat seletust. Et see on mõeldud kõigile ja mõte oligi selles, et selliseid asju, igapäevaseid mõisteid, mida me tegelikult kasutame ja mida me mängime läbi, selgitada pisut pikemalt, pisut võib-olla teaduslikumalt, aga siiski sõbralikult, et kõik saaksid aru. Vähemalt ma loodan, et need selgitused, mis ma seal olen kirjutanud, on võimalikult arusaadavad. Et nad ei jääks hästi selliseks teoreetiliseks ja keeruliseks mõisteks, vaid oleksid selgemad. Et selline matemaatika seletamine ongi olnud algusest peale minu südameasi, et mitte, et kõik valemid on kuskilt Jumala poolt loodud ja nii nad on, vaid tegelikult kõik on loogiliselt tuletatavad ja kõik on kuskilt tulnud ja kuskilt alguse saanud. Teine asi, mida ma teen, on püüda seletada, et kust nad alguse on saanud, miks meil on neid vaja olnud. Et kui me arvudest näiteks räägime, siis arvud täpselt samamoodi ma olen juba lasteaias rääkinud, et aga miks meil üldse neid vaja on? Mis me neist kirjutame, mis me neist õpime, et miks meil neid arve vaja on? Et siis mulle väga meeldib õpetada hästi integreeritult, et ma olen siis suundunud ajalukku ja rääkinud sellest, miks meil oli üldsegi alguses arve vaja, et meil oli vaja kirja panna, et kui keegi meilt midagi laenas või keegi midagi võttis või keegi meile andis hoopis midagi, et kui palju ta siis andis või kui palju ta võttis mu käest, et siis hakati seda nii-öelda üles märkima ja sealt see arvu mõiste tegelikult tuli, et ütleme lihtsalt tegelikult ta tuli võlgadest, et kui palju keegi mulle võlgu on, see tuli kirja panna, sest sa ju tahad ikkagi tagasi saada. Ja hästi põnev kontseptsioon, mida ma veel juba üsna pisikesest saati või tegelikult rohkem olen koolis seda mõistet kasutanud, mille peale ka paljud ei ole mõelnud, on see, et kuidas negatiivseid arve meil tegelikult ei ole väga nagu olemas. Et kui sul on -2 õune või sul on 0 õune, siis kuidas see päriselus siis erineb? Ei erineb ju. Et selline mõiste ka, et aga kuidagi oli vaja ikkagi kirja panna, et kui tema nüüd need 2 õune saab, siis ta peab need mulle tooma. Et selline vajaduspõhine olemus nendel arvudel tegelikult ikkagi on. Jõudsimegi nende numbriteni, mis sa ütlesid, et matemaatika lasteaias on kõik see, mis jääb enne neid numbreid, aga me nendest numbritest ei saa üle ega ümber. Ja siin on ka võib-olla 2 mõistet, et äkki sa laiendad seda, et number ja arv, mis on nende vahe, mida me peaksime teadma või lastele õpetama? Numbrid kui sellised on lihtsalt sümbolid. Numbrid on siis sümbolid, millega me saame arve kirjutada. Et kui me numbreid õpime, siis me õpime seda kirjapilti ja ilusasti neid, kuidas seda kõike kirja panna, aga arvud on need, mis on tegelikult loendamise tulemus või arvutamise tulemus, et need on arvud. Ja et kui me tegeleme arvutamise ja loendamisega, siis me tegeleme arvudega. Et numbrid on vajalikud, et me saaksime siis üles märkida, mida me oleme seal arvutanud. Ja lasteaias ikka kerkib üles see küsimus, et mismoodi neid numbreid kirjutada? See küsimus on hästi huvitav küsimus minu jaoks. Ma ei ole ise kunagi tegelikult varem väga mõelnud selle peale, et numbreid tõesti annab väga erinevatel viisidel kirjutada ja number 4 oli üks selline hea näide, kuidas number 4 on võimalik väga paljudel viisidel kirjutada. Eriti kui me vaatame kirjandust, kuidas neid raamatutes on märgitud, siis on erinevad logod ja kuidas me neid siis koolis õpime või kuidas me paberile ise kirja paneme. Minu jaoks isiklikult see tõesti väga oluline ei ole. Peaasi, et ma saan aru, millega tegemist on. Et mida ma varasemalt ka ütlesin, et matemaatika on hästi universaalne keel, et kõik võiksid aru saada, siis seni, kuni ma aru saan, mis asi see on, seni ei ole minu jaoks probleeme. Ma saan võib-olla kirjatehnika seisukohast aru, et me harjutame mingisugust kindlat viisi
see on võib-olla distsipliini harjutamiseks ja selliseks just see, et õpetaja hiljem saaks võib-olla paremini aru, et mis ta tegi, et võib-olla mingi number on mingi tähega väga sarnane ja siis võib segadust tekitada. Aga jah, minu jaoks on ikkagi oluline, et seni, kuni ma saan aru, seni on kõik hästi. Ja matemaatikuna ütleme, siis mul ei ole väga suurt vahet, et kui 4 on mulle arusaadavalt 4, siis ta võib olla natuke kõver ka ja ei ole hullu midagi. Kuidas matemaatikas siis on, et kas peab olema õige tulemus või siis see teekond peab olema õige tulemuseni? Ma arvan, et siinkohal on vast kõik matemaatikud nõus, et see teekond on ikkagi palju-palju olulisem. Et matemaatika enamasti, kui me räägime nüüd puhtalt arvutamisest kui sellisest, siis see on üsna ühene vastus või ütleme, et 2 + 2 on 4 ja sa ei saa seal väga palju arutleda. Et see on selline faktiteadmine, see, millest me alguses rääkisime, aga sealt edasi, kui on, ütleme siis ikkagi keerulisemate ülesannete lahendused, siis seal on alati minu jaoks ikkagi olulisem see teekond. Ja õpetajad on küll väga erinevad selle koha pealt, et kuidas nad oma hindeid kujundavad, aga minu jaoks nii õpetajana kui ka ütleme siis inimesena ja matemaatikuna on alati olulisem see, et ma näen, kuidas ta mõtleb ja ma näen, et ta on seal tegelikult kasutanud õiget mõtteviisi või hoopiski, mis on veel väga põnevam, on see, et on tekkinud mingi oma mõtteviis kuskilt oma käenu pidi, jõuab tegelikult õige lahenduseni, mis võib-olla numbriliselt lõpuks on kuidagi vale natukene, sest et on teinud arvutamisvea, aga see arvutamine seal juures on minu jaoks ikkagi väiksem asi kui see, et näha, kuidas laps mõtleb. Et see mõtlemine on olulisem minu jaoks ikkagi, mis muidugi ei võta ära seda faktide teadmist, et 2 + 2 on ikkagi 4, et neid faktiteadmisi me ikkagi peame ka teadma selleks, et lõpuks ja õigesti teadma, et lõpuks jõuda siis loogiliste arutlusteni. Ja minu jaoks võib alati matemaatikat lihtsustada ja see on väga õige, tulebki lihtsustada, kuid ei tohi muuta mõisteid valeks. Ehk siis ei tohi ikkagi lihtsustada sellisel viisil, et sa hakkad väitma valet mõistet. Mul on tulnud eraõpilane, kes on ütlenud, et õpetaja kindlasti ütles mulle nii, et selleks, et sirget joonestada, on vaja 3 punkti. Mõtlen, et no ei ole. Sirge on defineeritud 2 punkti abil. Ei, õpetaja kindlasti ütles, et 3. Ja ma saan sellest aru, ma saan mõttest aru, mida õpetaja seal taga mõtles tegelikult. Kuna väiksed lapsed on ebatäpsed, siis see 3. punkt on nii-öelda kontrollpunkt selleks, et ta joonestaks seda sirget täpsemalt, et ta näeks, et ta läheb läbi selle 3 punkti. Aga kui lapsel jääb meelde, et sirget saab teha ainult 3 punkti abil, siis see on juba vale mõiste. Et siis tuleb õpetajal ikkagi väga selgeks teha, et see 3. on meil selleks, et me oleksime täpsemad. Aga sirge on defineeritud 2 punktiga. Kes aias, mis aias? Võib-olla selline provokatiivne küsimus natuke sulle, et kas lasteaiaõpetaja peaks arvestama, et matemaatika on universaalne ja kõigile või siis pigem juba seal ka kuidagi vaatama, et toetama mõnda last, kellel on rohkem matemaatikaga ühist? Aga kas matemaatika on kõigile, see on ka väga-väga hea küsimus just sellepärast, et ma kohtan niivõrd palju juba päris pisikeste laste puhul seda, et vanemad ütlevad, et oi, tema on mul täielik humanitaar või tema on matemaatilise mõtlemisega ja tema on selline reaalitajuga, siis laste puhul, mida ma ise kogemusest olen näinud ja mida ma tõesti ka igapäevaselt näen, on see, et lapsed minu arvates ikkagi tunnevad huvi kogu maailma vastu, absoluutselt kõikide distsipliinide ja kõige vastu. Ja mina kindlasti ei tituleeriks neid lapsi kellekski lasteaias, isegi koolis mitte. Et tegelikult on nii, et igal lapsel tärkab huvi mingi konkreetse asja vastu erineval ajahetkel. Ja kes tunneb praegu numbrite vastu huvi, ei tunne võib-olla praegu tähtede vastu huvi, ei tähenda, et see tähtede huvi talle ei tuleks.
et kirjanduse vastu tema siis huvi tundma ei hakkagi. Minu jaoks üks toetab teist ja tegelikult need lasteaia huvid tekivadki lastel väga erinevalt. Väga igav oleks, kui me kõik inimestena oleksime täpselt ühesugused. Et tegelikult lapsed ongi erinevad ja see on täiesti normaalne ja see, et ühel lapsel tekib ühel hetkel ühes vanuses, teisel lapsel tekib teises vanuses millegi vastu huvi, on ka täiesti normaalne. Hästi halb on võrrelda enda last kellegi teise lapsega, et näed, tema juba arvutab, aga minu laps ei arvuta. Et las ta olla nii. Tema võib-olla huvitub sellest praegu rohkem, aga võib-olla mõnel teisel hetkel tärkab temast see huvi ja ta teeb täpselt neid samu asju sama innustunult. Mis minu jaoks on selline, ütleme siis ohukoht ongi see, et kui vanemad hästi võrdlevad oma lapsi kellegi teisega ja vaatab, et oi, tema nüüd arvutab ja mina pean nüüd ka oma lapse sinna viima, mis tähendab, et ta hakkab oma last kodus nii-öelda siis sellisel meetodil muudkui aga trillima, et nii, nüüd me õpime selle arvutamise selgeks, siis vot see on see koht, kus võib lapsel tekkida tõrge ja kus nii-öelda võetakse see loomulik huvi lõpuks ära. Ja vot see on see, mille vastu mina nii-öelda siis olen hirmu tundnud ja mida ma ei ole oma lastele soovinud, et keegi neilt seda loomulikku huvi ära võtaks. Et seda ma ei soovita. Eriti kui me räägime lasteaialastest, kellel on veel nii palju, ütleme siis vabadust antud areneda erinevatel ajahetkedel erinevalt, siis see võiks olla hästi lapsest lähtuv, et iga laps arenebki natukene erinevalt ja on erinevate huvidega. Ja ka see väide, et näed, tema loeb ja tema huvitab kirjandusest, tema on humanitaar ja võt tema ainult arvutab, et tema nüüd on reaaliinimene. Ka minu jaoks otseselt ei päde, sest et kui ma olen tegelenud eraõpetamisega, siis üks põhilisi komistuskivisid, mis minu juurde jõuavad, on see, et ma ei oska tekstiülesandeid lahendada. Et lastel on hästi raske lahendada tekstiülesandeid ja ma olen seda ka näinud, et tõesti nad loevad ja neil on raske nagu seda infot sealt nii-öelda välja lugeda. Siis minu number 1 soovitus selle koha pealt on, et loe rohkem. Ehk siis seesama raamatute lugemine tegelikult aitab just tekstiülesannetest paremini aru saada, sest ega seal mitte midagi muud ei ole, kui see on funktsionaalne lugemisoskus ja lugemisoskust saab harjutada harjutades. Ehk siis mida rohkem loetakse, seda lihtsam on tegelikult neid asju ka teha. Ehk siis see on see, mida ma silmas pean, et kõik õppeained on tegelikult omavahel nii seotud ja kõik on millekski vajalik, et seesama lugemine tegelikult aitab matemaatikas täpselt samamoodi. Ja nad on omavahel tegelikult tihedas seoses, et ei ole sellist asja minu jaoks üldse koolis, et võt tema on humanitaar ja tema on reaal. Ma tunnen, et seda tehakse liiga vara. Lasteaialaste puhul kindlasti ei tohiks veel midagi arvata. Ka algklassi laste puhul ei ole see üldse selge, et see spetsialiseerumine nii-öelda võib-olla peaks tekkima alles seal kuskil gümnaasiumis, et ülikooli mõelda, kuhu ülikooli edasi minna või kas üldse ülikooli või mis huvitab last. Et selles osas tõesti, kui me räägime nüüd lasteaialastest, siis seal ikkagi meil veel spetsialistena ei soovita tekitada. Et see on natuke vara. Tegelikult nad huvituvad kogu maailmast tervikuna. Millal lastel läheb siis matemaatika raskeks, et mida me saaks võib-olla isegi seal alushariduses ära teha nii, et seda juhtuks? Ma olen ise selle küsimuse üle tegelikult palju mõtisklenud, et mis juhtub ja ma olen täheldanud, et see on seal 5.–6. klass, kui juhtub tegelikult ka algklassides enamasti. Ma tean, ma käisin ujumas mingi hetk regulaarselt ja siis mulle sattusid algkooli laste ujumisrühm sattus samal ajal pesema kui mina. Ja küll nad siis arutasid, et kelle mis lemmiktund on ja väga paljudel oli matemaatika lemmiktunniks. Ja siis, kui me olen kuulanud vanemate laste arvamust, siis matemaatika kindlasti ei ole lemmiktund enam. Et see kuskil seal põhikoolis juhtub. Ja mul on oma teooria, et see tegelikult juhtubki sellest, et matemaatika muutub abstraktseks. Et me alguses paneme asju kirja
me arvutame ja numbrisümbolitega paneme neid kirja väga aktiivselt. Aga ühel hetkel tulevad need A-d ja B-d mängu ja X-id ja Y-id ja see matemaatika muutub abstraktseks ja just see abstraktne matemaatika on keerulisem. Just see, et tal ei ole enam mingisugune kindel fundamentaalne tähendus, et 2 + 2 on 4, vaid see läheb keerulisemaks, et sa saad valemisse panna erinevaid arve sinna ja sa saad nii-öelda õige tulemuse. Ehk siis ütleme siis see päris matemaatika on natuke keerulisem kui see protseduurika seal. Ja mulle tundubki, et sealt see keeruline osa tuleb. Sellepärast mina ütlekski, et lasteaias võiks sellest abstraktsemast poolest rohkem rääkida ja just rääkida sellest, kust need mõtted tulevad ja just sellest matemaatikast seal igapäevaasjade ja looduse ilu ja kõige taga. Et näha seda abstraktset poolt natuke rohkem ja natuke varem. Nii et ma võtan siit sõnasabast kinni, et sa julgustad nagu justkui õpetajaid rohkem kasutamagi neid termineid või neid mõisteid ja et kas see ei olnud see koht, mis sa tahtsid öelda, et justkui toetaks või aitaks kaasa? Just täpselt, et kasutada neid samu natuke keerulisemaid mõisteid ja kasutada võib-olla õigesti ja õigetes kohtades, et see võiks aidata küll, et ei tule see matemaatika nii hirmutav ühel hetkel kuskil koolis. Aga kindlasti lähtuda just nende huvidest lähtuvalt. Ja ka lausa koolis, mina oma 2. klassi last täpselt samamoodi üritan kogu aeg kõiki ülesandeid ja kõiki asju mõelda läbi hobuste. Et kuna see ratsutamine on tal tõesti selline asi, mis on tal nii hinges ja tal on ka mänguasju kodus, meil on neid hobuse kujukesi, šleihi hobuse kujukesed on meil sellised, neid võib siin väga palju ritta panna, siis me oleme väga paljud asjad sidunud just nendega, et näiteks lapsed peavad koolis õppima ja tegelikult mitte ainult koolis, mina olen lasteaialastega tegelikult ka seda teinud. Me oleme joonlauad juba lasteaias kätte andnud ja oleme mõõtühikutest rääkinud. Siis me oleme neid hobuseid mõõtnud kõrgusi, mõõtnud laiusi ja seal saab ka hästi palju tegelikult seda mõistet laiendada, et näiteks, et kuidas mõõta nii, et see mõõtmine oleks aus, et me ei oleks kallutatud arvamusega, et kuidas mõõta nii, et nad oleksid kõik mõõdetud täpselt ühtemoodi. Et meil, kui me joonlauaga või näiteks mõõdulindiga veel mõõdame, et kuidas me garanteerime selle, et nad on täpselt ühe koha pealt mõõdetud. Et ma ümbermõõtu ei mõõda ühel ühest kohast ja teisel teisest kohast ja siis saan täiesti erinevad vastused. Et kuidas siis teha nii, et see oleks nii-öelda kogu aeg ühtemoodi iga isendi puhul. Ja sealt edasi saab siis ka jõuda selleni, et tegelikult statistika ja igasuguse kõik see, mis meile ajalehest vastu vaatab. Et kuidas me loeme asju, et kas uuringud ja kõik, mis on läbi viidud, et kas need on ka ausalt läbi viidud. Et kas nad on kuidagi nii-öelda, kõigil olid ühesugused ja võrdsed tingimused või on kuidagi ikkagi kallutatud seda ja kuidas nagu hinnata seda ausust nii-öelda ja adekvaatsust, et see on tänapäeval, ütleme, üks vajalikumaid oskusi. Et kõik üritavad neid muudkui trikitada, nipitada ja ära osta. Et kuidas siis olla ise seal juures nii-öelda kaine mõistus, kes otsustab, et siin kohal mulle nüüd ikkagi väänatakse seda tõde. Et me oleme rääkinud siin erinevatest võimalustest, kuidas matemaatikaga tutvust teha ja kuidas seda lastega igapäevaelus rakendada. Aga kas on mõni teema või mingi mõte, mida me ei ole jõudnud veel käsitleda, aga sulle matemaatikuna tundub, et see on väga oluline, et sellega ka veel lapsed kokku puutuksid? Otseselt mingisugust konkreetset mõistet kui sellist ma niimoodi kohe siin välja ei tookski. Mõte, mida ma välja tooks võib-olla on see, et ärge kartke matemaatikat. Et ma olen väga palju kohanud seda arvamust, et matemaatika on üks keeruline ja raske ja tüütu ja igav asi, siis ärge kartke, tegelikult ei ole ja tegelikult on ta meie ümber igal pool kogu aeg, et tegelikult kõik inimesed kasutavad ka matemaatikat ja matemaatilist mõtlemist oma igapäevategevustes kogu aeg.
et ärge kartke teda, proovige natuke lihtsalt mõista, et eks iga probleemiga on ju nii, et kui ta esialgu tundub probleem, aga kui süüvida ja proovida sellele probleemile nii-öelda näpp peale panna, et kust ta alguse on saanud, siis lõpuks on täitsa arusaadav ja lahendatav. Matemaatikaga on täpselt sama lugu, et tegelikult ta ei ole midagi niivõrd keeruline, et teda tuleb lihtsalt hakata lahti harutama ja mõtestama. Et mõtestage. Aga üks mõte veel võib-olla, mis mulle sealt samast Reggio Emiliast on tulnud ja mis mulle ühel Reggio Emilia konverentsil nii-öelda kõrvu jäi ja mis on mulle endale kogu aeg kuklas ja mida ma olen ka õpetajana siis kogu aeg mõtisklenud, on see, et õpetajana meil, mina kodus olen ju ka kogu aeg ainult õpetaja, olen ma siis ka ema rollis või mitte, et mingisugune eeskuju õpetaja ma ikka pean mingil määral olema. Et tuleks lahti lasta õpetajana sellest mina tean arvamusest. Et meie oleme need targad, kes teavad. Ma olen ise oma laste puhul täpselt samamoodi vaadanud, et mul on minu teine laps on hästi põnevate mõttekäikudega. Ja aeg-ajalt ta ütleb mingisuguse lause, mis tundub mulle nii jabur, et no tule taevas appi, mis asja sa nüüd räägid, et see tundub täiesti, mis asja aga kui ta hakkab seletama, ma küsin, et proovi nüüd selgitada, et mis asja sa nüüd mõtlesid või kust sul see mõte tuleb, siis tema mõtted on tihtipeale jõudnud väga sügavate selliste arutlusteni, mis tegelikult ei ole absoluutselt valed, vaid ta on jõudnud ta tihtipeale jõuabki tegelikult kuskilt ühest kontseptsioonist täiesti teise olukorda ja paneb seda kontseptsiooni seal teises olukorras tähele. Aga kui ta selle välja ütleb, siis see kõlab alguses väga jaburalt ja see tundub nagu tõesti, et mis ta nüüd pähe lõi. Aga et kuulake neid lapsi rohkem, sest et lastel tegelikult on nii palju põnevaid mõtteid ja nii palju põnevaid arutluskäike ja tihtipeale nad tulevad ausalt öeldes selliste mõttekäikudeni, mille peale ise võib-olla ei tulekski. Et kus mingisugust kontseptsiooni veel võib leida. Et mina oma laste käest olen tegelikult palju häid mõtteid saanud ja õppinud, et eks see vanemaks olemine ongi selline igapäevane õppimine ja kasvamine nendega koos. Et selles mõttes jah, ma olen püüdnud ka iseendal lahti lasta sellest, et mina tean paremini või et mina olen ikkagi õppinud neid kontseptsioone ja mõisteid ja minule on see definitsioon ikkagi selgeks tehtud, et ära nüüd tule mulle siin ütlema, vaid vastupidi, et tasub hästi avatud olla ja avatult kuulata neid lapsi. Et kui vaadata nüüd seda riiklikku õppekava, mis meil hetkel kehtiv on, et seal on hästi palju erinevaid mõisteid, mida justkui selle matemaatikaprogrammi jooksul peaks läbi võtma. Et mille järgi sa valid, mida sa sinna Instagrami lehele üles paned ja mida veel põnevat sealt leida saab? Oma Instagrami siis sinna Maamamaatika lehele panen ma enamasti asju vastavalt sellele, mis meil endal kodus päevakorda tekivad. Et me laste küsimustest ja laste mõtetest ajendatuna tekivad üldiselt need mõtted. Millalgi, kui ma olin rohkem lasteaias tegev, siis ka lasteaialaste mõtetest, aga hetkel on mul need koduste laste mõtted. Et kui nad midagi küsivad ja mingit kontseptsiooni tahavad rohkem teada, siis ma olen aeg-ajalt mõelnud, et aga seletame siis juba kõigile ja teeme sellest ühe postituse, et kuidas mina nii-öelda siis seletan mingisugust mõtet, mõistet, kontseptsiooni, et selgeks teha siis laiemale huvitujaskonnale. Aga tegelikult jah, sellel Instagrami lehel on võimalik ka minu käest küsida, kui kedagi huvitab ja tahab teada mõne mõiste kohta, siis tegelikult võib julgelt mulle ka kirjutada. Ja tõesti, ma tegelikult teen ka koolitusi, et koolitused üldiselt on olnud sellised populariseerivad
ja räägivad üldiselt kontseptsioonist, kui me just ei räägi sellistest konkreetsetest koolitustest nagu, et ma tahan vot selle matemaatika mõiste selgeks saada, mis on päris sellised matemaatilised ja seda on ka võimalik minu käest küsida. Seal on nii email kui ka võib ka otse sinna Instagrami kirjutada. Aga huvitavam võib-olla on see, et tegelikult mulle väga meeldib jah, käiagi selliseid üldiseid kontseptsioone ka rääkimas, mida ma tunnen, et võib-olla kui olla õpetaja, siis ei ole ju läbinud seda matemaatika õpet sellisel doktori tasemel, et sa oled selle suure pildi ja kontseptsiooni endale nii-öelda läbi mõelnud, vaid õpid rohkem just seda protseduurilist poolt ja et kust miski võib-olla tuleb natuke ka. Aga mis ma ise tunnen, et minul on selle matemaatika õppimisega tekkinud, on pisut võib-olla teistsugune maailmapilt ja just see nägemus, et kuidas kõik see matemaatika ongi igal pool meie ümber, igal pool meie tegevustes ja igas valdkonnas täpselt samamoodi. Et sellistest asjadest võib ka kutsuda mind rääkima, et erinevaid mõtteid võib alati mulle kirjutada. Ma olen väga avatud inimestega arutleda, aga mul on ka väga põnev käia inimestele rääkimas sellest, milline see minu nii-öelda maailmapilt on ja kuidas on üleüldse matemaatika kõigega seotud ja kus me seda matemaatikat kohtame ja kuidas ka sellest, kuidas, kui sa lähed matemaatikat õppima, siis ainus väljund ei ole matemaatikapõde. Et aitäh selle aja eest, mis sa sealt Hispaaniast meile pühendasid. Põnevat matemaatikaelu sulle sinna koju praegu lastega ja aitäh selle Instagrami lehe eest ja just nende selgituste eest, mis sul seal fotode all on. Et kohe huviga hakkan neid jälgima. Et pange teie ka follow sinna tema Instagrami lehele Mamma Matemaatika. Ja see nimi sai, minu laste nimed algavad kõik M-aga. Aga see sai tehtud sellisel hetkel, kui neid oli 3. Suur aitäh kutsumast. Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Aitäh kuulamast! Jälgige Facebooki lehte Kes mis aias. Kuulata saate meid YouTube'i kanalist, Spotify'st või SoundCloud'ist. Vajutage kindlasti telli või jälgi nuppu. Nii jõuab uus saade sinuni kõige kiiremini. Kuulmiseni!